Tere! Täna räägime sellist asjast nagu inflatsioon. Mis asi see on, mis asi see ei ole ja kuidas erinevates olukordades võiks meie otsuseid võib-olla natukene mõjutada. Et vaatame seda nii-öelda praktilisemat poolt. Teoorias on teema üsna mahukas ja keeruline, et seda võiks ilmselt päevade viisi siin seletada ja uurida mingeid raamatuid, analüüsi ja nii edasi. Aga praktikas see ei ole tegelikult meile igapäevaselt oluline. Et las see jääb majandusteadlaste jaoks ja meie vaatame rohkem seda poolt, kuidas see reaalselt meid mõjutab. Enne kui me räägime, mis see inflatsioon on, ma tahaks ühe segaduse ära kõrvaldada, mida ma olen päris palju näinud. Et päris paljudel on tekkinud millegi pärast arvamus, et rahatrükk võrdub inflatsioon. Ehk kui raha tuleb juurde, siis see tähendab inflatsiooni. Tegelikult see ei ole nii lihtne, et inflatsioon ei tähenda seda, et raha on hästi palju, inflatsioon tähendab seda, et hinnad tõusevad. See, et raha on palju, see võib hindasid tõsta, aga see ei pruugi hindasid tõsta. Et kui see raha seisab kellegi pangakontol ja ei osteta sellest midagi, siis tegelikult vahet pole, et seda juurde trükiti, see ei tõsta hindasid. Et siin ei ole sellist ühest otsest seost. Et see mõjutab inflatsiooni, aga inflatsiooni mõjutab ka igasugu muud asjad, et see ei ole sama asi. Mis see inflatsioon siis on? Nagu ma ütlesin, et inflatsioon on see, et hinnad tõusevad. Mis tähendab seda, et hästi lihtsalt öeldes, kui täna on leiva hind näiteks 1 euro ja homme on 1 euro ja 20 senti, siis toimus inflatsioon, ehk sa saad 1 euro eest vähem leiba, kui sa said eile. Et see nii-öelda hinnatõus ongi see, mida inflatsiooni all silmas peetakse. Ja kui tavaliselt räägitakse inflatsioonist, siis räägitakse sellisest asjast nagu tarbija hinnaindeks. Ehk tarbija hinnaindeks on asi, mida Statistikaamet mõõdab. Eestis vähemalt, teistes riikides teevad seda mingid teised asutused, eks. Aga see on selline kokkuleppeline värk, et siin jagatakse inimese ostukorv, ehk siis eraisiku ostukorv erinevate kategooriate vahel ära. Ehk arvestatakse, et inimesed ostavad mingis osakaalus oma kulude eest toitu, mingis osakaalus alkohoolseid jooke, riietusi, kõlast naljakalt, aga riietust, eluaseme peal läheb mingi kulu, majapidamine, tervishoid, transport, side, vaba aeg, haridus, söömine väljaspool kodu, mingid majutused väljaspool kodu, mitmesugused kaubad ja teenused. Ühesõnaga, et siin on hästi mitu kategooriat, selle vahel jaotatakse nii-öelda inimeste igakuised kulud ära ja iga see kategooria siis saab mingi osa sellest sinu nii-öelda kulutuste osast endale. Selle kategooria sees siis vaadatakse erinevate toodete hindasid ja võrreldakse neid hindasid aastataguse ajaga. Kui eelmisel aastal samal kuul oli hind odavam, kui see on sellel aastal samal kuul, siis on olnud inflatsioon. Kui eelmise aastal sama kuul oli hind kallim kui täna, siis on olnud deflatsioon. Ja seda inflatsiooni näitajad siis, või see tarbija hinnaindeks siis võtabki selle erinevate tootegruppide või kaubagruppide hinnatõusud või muutused kokku ja siis kui see muutus on nii-öelda positiivne ehk hind on tõusnud, siis on tegemist inflatsiooniga ja kui see muutus kokkuvõttes on negatiivne ehk hinnad on langenud, siis on tegemist deflatsiooniga. Ehk hinnad on langenud ja hinnad on tõusnud. Hästi lihtne ja loogiline tegelikult. Nüüd tekibki see koht siin, et kui sa hakkad mõtlema, et siin grupis oli tegelikult üsna väike osakaal, aga siiski täitsa arvestatav osakaal on alkohoolsetel jookidel ja tubakal. Kui sina alkohoolsed jooke ei osta ja suitsu ei tee, siis kui siin valdkonnas hinnad tõusevad, siis tegelikult, mida see tähendab sinu jaoks, see tähendab seda, et sinu jaoks tegelikult seda inflatsiooni ei olnud, sest et sa ei osta seda asja. Aga see üleüldine tarbijahinnaindeks näitab, et inflatsioon on selline. Et siin tekibki see nüanss, et kui me vaatame sellist üleüldist inflatsiooni, siis
see on küll tore, aga see ei pruugi alati sinu jaoks oluline olla. Et tasub, või tegelikult ei ole väga mõtet isegi sisse vaadata, lihtsalt tasub seda ideed teada. Et inflatsioon on selline üldine näitaja, eks. Ja seda, see võib mõjutada sind, aga võib ka mitte mõjutada. Ja nüüd tekib siin küsimus, et kas inflatsioon on alati paha. Ehk kui me räägime tavalisest inflatsioonist, eriti investeerimise kontekstis, siis see meile eriti ei meeldi. Ehk et mulle väga meeldiks, kui minu investeeringute väärtus ainult kasvaks, mitte ei väheneks, sest et inflatsioon tuleb sööma ja nii edasi. Et hea meelega hoiaksin raha näiteks 1% hoiusel riskivabalt enam-vähem ja nii, et raha väärtus aina kasvab 5% aastas. Praktiliselt see majanduse jaoks on pigem halb näitajaks. Ja miks ta on nagu halb, et kui inflatsiooni pole või on deflatsioon, ongi see, et siis ongi inimestel motivatsiooni lihtsalt raha otsas istuda. Et kui sul ei ole vaja nii-öelda inflatsioonist kaotust tagasi teha või tagasi teenida, siis sinu motivatsioon, või siis sul ei ole nagu nii palju motivatsiooni investeerida kuhugi, sest et su raha kasvab niisamagi. Et sa ei pea nagu seda riski võtma, sa ei pea seda raha kuhugi paigutama, sa ei pea leidma uusi võimalusi lisaväärtust luua ja produktiivsust tõsta. Et see mõjub nagu tegelikult selline keskkond mõjub halvasti majandusele. Pikas perspektiivis vähemalt. Lühiajaliselt, ma ei tea, ma arvan, et pigem vahet väga ei ole, aga kui see pikka perspektiivis niimoodi jätkuks, siis pigem see vähendaks produktiivsust, vähendaks inimeste motivatsiooni oma varaga midagi teha. Et milleks rabeleda, kui istudes on lihtsam raha teenida. Et selles mõttes selline mõõdukas inflatsioon pigem motiveerib inimesi tegutsema ja väärtust looma. Et selles kontekstis ta pigem on positiivne nähtus üleüldiselt ühiskonna mõttes. Investorina see muidugi meile otseselt ei meeldi, eks. Et siis me peame sellega võitlema justkui. Aga suures pildis aitab see meie investeeringuid ka tagasi teenida, sest et siis nähakse rohkem vaeva. Ja reeglina see nii-öelda produktiivsuse kasv on üsna edukas. Mõte on see, et palgatõus on olnud meil päris pikka aega kiirem kui inflatsioon. Ehk siis sisuliselt jah, inflatsioon on nii-öelda söönud mingi osa rahast ära või selle väärtusest, aga palk on kasvanud kiiremini. Sissetulekud on kasvanud kiiremini kui inflatsioon. Nii et ta vähendab seda seisvat raha. Aga kui see raha liigub, ehk näiteks läbi ettevõtluse või investeeringutes, siis see raha on suutnud inflatsiooniga sammu pidada reeglina, kui me siin teised sambad välja jätame, millest nii mõnigi vahepeal seda teha ei suutnud, eks. Aga reeglina nad suudavad nagu pidada sammu. Ja nüüd, kui natuke mainisin enne ka deflatsiooni, siis räägime ka deflatsioonist, ehk siis deflatsioon on sisuliselt inflatsiooni vastand, et deflatsioon tähendab seda, et hinnad langevad, mis tähendab seda, et kui sa täna ei osta midagi, sa täna ei investeeri, sa täna ei pane seda raha ettevõtlusesse, siis homme on sul seda raha rohkem, ilma et sa oleks mitte midagi teinud. Või sul ei ole mitte raha rohkem, aga kõik asjad on odavamad, ehk sa saad asju osta rohkem selle sama raha eest. Saad rohkem teenuseid, rohkem tooteid. Et see on siis selline keskkond. Ja see pigem siis motiveeribki nagu raha otsas istuma, oleneb deflatsiooni suurusest muidugi. Aga kui sa iga päevaga näed, et asjad lähevad aina odavamaks, siis miks sa peaks täna ostma? Homme saab soodsamalt, eks. Et üsna selline loogiline. Ja lisaprobleem on see, et see muudab igasuguse raha kaasamise ja näiteks laenamise üsna keeruliseks, sest et kui sa täna võtad näiteks, ütleme, et ettevõtluses tahad mingit kaupu asju osta endale, võtad täna laenu 100 000 eurot, siis selleks, et see 100 000 eurot tagasi teenida deflatsioonilises keskkonnas, sa pead järjest rohkem vaeva nägema, et see 100 000 kokku saada. Ehk see on väga-väga raske on seda laenu tagasi maksta. Et see nagu muudab selle üliraskeks sellise raha kaasamise.
mitte ainult siis ka isegi laenu näol, vaid näiteks aktsiate müümise näol, sest et inimesed eeldavad päris suurt tootlust, kuna see raha, mis nad sisse panid, selle väärtus kasvaks niisama juba päris palju, siis sa pead ettevõtlusega sellele veel lisaväärtust juurde andma hästi palju. Et see läheb nagu üsna keeruliseks. Aga miks siis või noh, mis osa siis inflatsiooni juures meile võiks nagu huvi pakkuda, kui me vaatame asja praktilisest küljest. Ehk siis nagu ma enne rääkisin, siis see tarbija hinnaindeks on küll hea selline üldnäitaja, aga praktikas mitte nii oluline. Et kuna seal on päris palju igasugu valdkondi, mis võib-olla sind absoluutselt ei puuduta, eks, siis see ei puutu sinusse. Et tingimata. Aga hästi lihtne selline reegel, mida arvestada võiks, on see, et inflatsioon on oluline just seal kohas, kus sa raha kulutad. Ehk siis, kui sa kulutad raha toidu peale, siis on oluline, kas see toidu hind tõusis või mitte. Kui sa kulutad raha kinnisvara ostmisele, siis on oluline, kas seal oli inflatsioon või mitte. Et siin ma tookski head paar näidet, et seda mõtet nagu paremini lahti mõtestada. Et üsna selline reaalse elu näited. Ehk näiteks on olnud inimesi, kes koguvad üürikinnisvara ostmiseks raha. Ja nad tahaksid osta üürikinnisvara, aga täna, mis iganes hetkel me siis räägime, tundub neile, et see hind on kallis ja see võiks tulevikus langeda. Nüüd tekib siin aga küsimus, et see raha seisab kontol niisama, inflatsioon sööb selle ära. Et kui sa nüüd seda saadet kuulasid ja mul õnnestus sulle see asja mõte selgeks teha võimalikult hästi, siis sa saad aru, et see tegelikult on ebaloogiline, eks. Et korraga ei saa kinnisvara hind tulevikus tõusta ja langeda. Et kui sa arvad, et kinnisvara hind tulevikus on madalam, siis tegelikult siin ei ole pikas perspektiivis inflatsioon, vaid siin on deflatsioon, eks. Et kui sa arvad, et kinnisvaras on inflatsioon, ehk see raha, mis sa kinnisvara jaoks kogud, kaotab väärtust just selle kinnisvara ostu seisukohast, siis võiksid tegelikult täna kinnisvara ära osta. Kuna sa arvad, et see tulevikus on odavam, siis tegelikult sa arvad, et kinnisvaras on deflatsioon, mitte inflatsioon. Et ma loodan, et see mõte oli arusaadav. Ehk see on üks selline näide, kus on abi sellest, kui sa saad aru, mis asi see inflatsioon on ja lähtud sellest, et mida sa selle rahaga teha tahad. Ehk mis on selle vara inflatsioon, mida sa osta tahad. Et mitte selline üleüldine. Sest tegelikult see, kui toiduhinnad ja muud asjad tõusevad, aga sinu kinnisvara objekti hind kukub kolinal, siis tegelikult ei ole absoluutselt vahet, et toiduhinnad tõusid. Sa ei osta toitu selle rahaga, sa ostad kinnisvara. Eks? Et selles mõttes tasub nagu mõelda, kuhu see raha läheb. Teine asi, mis tihti tehakse, ma ise teen ka mugavusest seda, on see, et kui me vaatame näiteks mingid USA aktsia investeeringuid, siis mõnikord korrigeeritakse neid inflatsiooniga, aga tihti korrigeeritakse seda just USA inflatsiooniga. Mina olen seda teinud lihtsuse mõttes, lihtsalt sellepärast, et see on võimalik mingil saidil vajutada nuppu, et arvesta inflatsiooni ja siis ta arvestab. Et muidu peaks käsitsi hakkama see Eesti inflatsiooni numbrid sinna juurde tõmbama. Aga tegelikult, kui sa vaatad sellist tootlust, siis peaks vaatama ikkagi selle riigi inflatsiooni, kus sa kulusid teed. Ehk see, et USAs näiteks inflatsioon oli 2%, tootlus 3%, siis see ei ole eriti lohutav, kui Eestis on inflatsioon 4%. Et tegelikult sa kaotad ikkagi raha seal. Et see peaks vaatama ikkagi seda kohta, kus sa raha kulutad. Jällegi, kui sa ei ela näiteks Eestis, ma ei tea, kolisid Taisse või kuskile eksootilisse riiki, siis sa peaksid vaatama selle riigi inflatsiooni, sest et sa kulutad oma raha seal. Et kui seal hinnad tõusevad hästi kiiresti, siis sinu 10% tootlus mõnes teises kohas ei ole eriti hea tootlus võrreldes sellega, kui palju su hinnad tõusevad, eks. Et selles mõttes oluline just vaadata seda kulutamise kohta.
ma kordan seda uuesti üle. Ja siis sarnane näide, viimasel ajal päris palju levinud kusjuures, on see, et räägitakse Bitcoinist kui inflatsiooni kaitsest, mis näitab jällegi seda, et siin tehakse täpselt sama viga, mis aktsiatega, kui sa vaatad USA aktsiahinda ja USA inflatsiooni. Ainult see viga on natukene, tegelikult päris sarnane. Et point on lihtsalt selles, et kui sinu sissetulekud ja sinu kulutused on nii-öelda eurodes või dollarites või mingis muus fiat valuutas, siis tegelikult Bitcoin ei kaitse sind mitte kuidagi inflatsiooni vastu. Ainuke viis, kuidas Bitcoin saab sind inflatsiooni vastu kaitsta, on see, kui Bitcoini väärtus nende valuutade suhtes tõuseb, ehk siis täpselt samamoodi, kui näiteks aktsia väärtus tõuseb kiiremini kui inflatsioon, kinnisvara väärtus tõuseb kiiremini kui inflatsioon ja nii edasi. Et sisuliselt võiks siis öelda, et kõik need asjad kaitsevad inflatsiooni vastu, eks. Et mingil määral kaitsevadki, sellepärast inimesed investeerivadki, aga Bitcoin iseenesest ei ole selline asi, mis välistaks inflatsiooni, nagu paljud tunduvad arvavad. Ja siin on see osaliselt see segadus, et seotakse inflatsiooni rahatrükiga ehk Bitcoinide juurde tekkimise arvuga. Ja siis eeldatakse, et kuna Bitcoin ei teki juurde nii kiiresti, siis tegemist on nii-öelda madala inflatsiooniga asjaga. Aga kuna kõik toodete ja asjade hinnad, mis sa kulutad, on reeglina fiat valuutas või fiat valuutast teisendatud Bitcoini, ehk siis Bitcoini hind muutub vastavalt sellele kursile, ehk tegelikult on ikkagi hind fiat valuutas, olenemata sellest, et sa maksid Bitcoiniga, siis see ei kaitse sind inflatsiooni vastu. Et kui meil Eestis on inflatsioon ja sa maksad oma asju Bitcoiniga, siis sa maksad ikkagi selle inflatsiooni kinni. Et sinu jaoks hind ikkagi tõuseb. Jah, ta võib Bitcoini suhtes langeda, aga see valuuta, millest sa maksad ikkagi rohkem. Sa maksad suurema summa selles valuutas. Teine näide Bitcoinist, et miks ta ei ole inflatsiooni vastane, tegelikult hästi lihtne. Sa võtad selle graafiku ette, sa vaatad seda ja sa näed olenevalt perioodist, näed, kuidas Bitcoin on näiteks, täna selle lindistamise hetkel on 21. detsember. Hind on 24 tunni jooksul langenud $16,600 pealt umbes kuskile 12 000 kanti. Ehk tegemist on olnud 30% langusega ühe päeva jooksul. Mis tähendab seda, et kuna sina maksad asjade eest fiat valuutas, siis sinu raha väärtus Bitcoinis langes 30% ühe päevaga. See on, ütleme, see on väga-väga suur inflatsioon. Et võrreldes mõne riigiga võib-olla on mõni hüperinflatsioonilise valuutaga riik, kus see inflatsioon on kiirem päeva kohta. Venezuelas äkki võib isegi tänapäeval niisugust asja juhtuda, aga praktiliselt üheski arenenud riigis sellist inflatsiooni sai kohta mitte kunagi. Et see on väga-väga suur inflatsiooniks. Ja inflatsioon on ta just sellepärast, et sina maksad selles valuutas, kus sa elad. Sa ei maksa Bitcoinides. Et hinnad ei ole Bitcoinides. See on, Venezuela on võib-olla jah, siuke näide või selline hästi ekstreemsed kohad võivad olla sellised kohad, kus hind on reaalselt Bitcoinides või kui sa tellid mingeid illegaalseid asju, võib-olla seal on ka hind reaalselt Bitcoinides. Aga muudel juhtudel hind on lihtsalt teisendatud fiat valuutast Bitcoini ehk sõltub sellest kursist. Kui Bitcoini kurss langeb, siis pead rohkem Bitcoine maksma selle toote eest. Et selles mõttes inflatsioon on endiselt olemas, inflatsioon endiselt mõjutab sinu Bitcoine ja see ei kaitse sind selle eest. Et see on nagu oluline erinevus aru saada. Ja üks teine näide või natukene selline sisseminek inflatsiooni juurde on see, et nagu mainisin, siis inflatsioon on võrdlus eelmise nii-öelda aastataguse ajaga. Mis tähendab seda, et näiteks kui hind, oletame näiteks nafta hind mõjutab päris palju inflatsiooni, sest et sellest sõltub igasuguse toodete hind, sest et hästi palju on vaja
tooteid transportida, mis tähendab, et on vaja kütust kasutada ja see mõjutab toodete hindasid. Mis tähendab seda, et kui näiteks eelmisel aastal nafta hind hästi palju kõikus, üles-alla tegi hästi suuri hüppeid, aga sel aastal nafta hind on paigal ehk absoluutselt ei muutu, siis inflatsioon sisuliselt hüppab ka üles-alla just selle nafta hinna osas vähemalt. Et sel aastal inflatsioon hüppab üles-alla, kuigi tegelikult hinnad ei muutu. Et hinnad võivad püsida samad, aga kui nad eelmisel aastal muutusid, siis inflatsioon täna muutub ka, sest et võrreldakse eelmise aastaga. Et see on jällegi üks selline huvitav nüanss, mille peale ma tegelikult väga ei olnud enne mõelnud, aga sisuliselt jällegi, kui sa lihtsalt vaatad seda inflatsiooni hinda või seda inflatsiooni näitajat, siis tegelikult isegi kui hinnad sel aastal on täpselt samad, aga eelmisel aastal hüppasid üles-alla, siis inflatsiooni number muutub see aasta. Ehk see on võrdlus eelmise aastaga. Nii et tasub jällegi mõelda, et see sama protsent ei tähenda tingimata, et nüüd äkitselt hinnad tõusid hästi palju. Et nad tõusid juba vahepeal ära, vahepeal võib-olla langesid ja nii edasi, aga nad võivad täna samad olla. Teine asi on see, et näiteks ka valuutade tugevnemine ja nõrgenemine mõjutab inflatsiooni. Sarnaselt tegelikult Bitcoiniga, eks, et kui euro tugevneb või siis Bitcoin nõrgeneb, siis Bitcoini eest sa saad vähem eurosid. Samamoodi on siis ka nii, et kui euro tugevneb ja näiteks midagi imporditakse sisse kuskilt, näiteks ma ei tea, Hiinast või kuskilt Afrikast või mingist riigist, kus valuuta on euro suhtes nõrgenenud, siis võib juhtuda nii, et seal riigis näiteks on inflatsioon üsna kõrge, aga Eestis ei ole, sest et meie saame täpselt samade eurode eest rohkem seda toodet või sama palju seda toodet nagu varem. Ehk nii-öelda euro tugevnemine võib ära nullida imporditavate toodete inflatsiooni. Need võivad koduriigis maksta rohkem, aga Eestis nad maksavad endiselt sama palju või vähem, isegi kui need nii-öelda koduriigist hinnad tõusevad. Et jällegi näide sellest, et miks peaksid vaatama inflatsiooni seal, kus sina kulutad raha. See, et mujal hinnad tõusevad või langevad, see võib mõjutada seda, kuidas meil hinnad tõusevad või langevad, aga võib ka mitte. Et oluline just vaadata seda kohta, kus sina raha kulutad ja siis mõelda, kas inflatsioon mõjutab seda või mitte. Nii, ma loodan, et ma ei ajanud seda teemat väga keeruliseks, et ma üritasin võimalikult praktiliselt lähtuda, aga ma tean, et see võib natuke raske mõista olla. Võib-olla lihtsam oleks piltide ja joonistega seda teha, aga loodetavasti said natukene siit mõne uue mõtte. Võib-olla natuke näed inflatsiooni teise nurga alt, kui siiani oled näinud. Kui midagi muud meelde ei jää, siis jäta meelde vähemalt 2 asja. Et esiteks, inflatsioon tähendab hinnatõusu ja teiseks, hinnatõusu võiks vaadata selles kategoorias või selle toote puhul, mida sa osta tahad. Et need 2 mõtet, kui võtad need siit kaasa, siis ma usun, et need on võimalikult praktilised ja saad neid ka oma elus ühel või teisel kujul rakendada. Selleks korraks siis kõik. Kui leidsid siit midagi kasulikku, siis jaga seda kindlasti ka teistega ja oma mõtteid võid meiega jagada kas rahafoorum.ee kodulehel või Rahafoorumi kommuunis Facebookis. Ja kui sul on mõni küsimus või ettepanek mõne saate teema või külalise kohta, siis see on teretulnud radio@raharaadio.ee. Mina olen Taavi Pertman ja tänase saate aitas Raharaadio jaoks kokku monteerida Rauno Talluste.